Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Opositsioonierakonnad kutsuvad neljapäevaks Toompea lossi juurde inimesi meeleavaldusele, et avaldada toetust valitsusele, kelle meelekindlus on kõikuma löönud. Plaan loobuda automaksust ja tulumaksutõusust ja veel mitmed kavandatavad valijatele meeldivad sammud ei lähe kokku opositsiooni plaaniga nõuda loobumist automaksust ja tulumaksutõusust. Opositsiooniline EKRE kutsub valitsust üles olema nagu mees ja käituma nagu valitsus, mitte olema tuulelipp. Valitsus peab ikkagi olema valitsus ja opositsioon peab olema opositsioon. Kui valitsus võtab vastu rahvale meeldivaid otsuseid, ei saa rahvas lõpuks aru, kes on valitsuses ja kes opositsioonis ja mis selle kõige vahe üldse on, märgitakse opositsiooni üleskutses. Eile oli valitsuses aga taas tihe tööpäev ja arutati muu hulgas ka pensionisüsteemi tulevikku. Süsteem sellisel kujul ei ole jätkusuutlik ja ei ole seda ka ükskõik millisel muul muudetud kujul. Seetõttu otsustati paika panna pensioniiga, mis on viimaste kalkulatsioonide kohaselt 70 eluaastat. Mis tähendab, et inimene läheb pensionile nii nagu praegugi, aga on pensionil 70 eluaastani, pärast mida pension lõpeb. Kui see aeg täpselt kindlaks määrata ja piirata, mille kestel inimene pensionil on, siis võib juhtuda, et mõned aastad on ikka võimalik inimesele maksta korraliku pensioni. Pärast pensioni lõppemist saab inimene tööturule tagasi tulla. Praegu on tööiga ajaliselt piiratud pensionil, aga võib inimene olla kas või 100 aastat ja see seabki riigi suure surve alla. Kui inimesel on aga teada, et ta saab pensionil olla teatud kindla perioodi, siis selle lõpu lähenedes saab ta otsustada, kas minna tööle tagasi või liikuda hoopis suurem samm edasi. Ja energeetika uudiseid. Valitsus arutas eile energeetikaseaduse muutmise võimalust ja leidis töö käigus ka uue energia tootmise viisi. Ühiskonnas vaikselt hõõguv tüli ja vaen on spetsialistide sõnul võimalik ja mõttekas ära kasutada. Suuremas või väiksemas tülis on poliitilised jõud, sageli on tülisid töökollektiivides, on väga palju peretülisid, sageli ollakse kõige eelneva puudumisel tülis kas või iseendaga. Praegu hõõgub tüli vaikselt tuha all ja sellest pole riigil ja ühiskonnal otsest kasu. Kui tülienergia leiaks kas või 50% rakendust, siis piisaks sellest juba suurema osa pealinna kütmiseks. Kui kasutada ära ka kogu ühiskonnas leiduv tüli ja selle energia, siis saab juba terve Eesti köetud. Kokku üle riigi hõõguvate tülide täielikul rakendamisel jagub soojust ja elektrit tervele Euroopale. Tülienergia on taastuv ja täielikult kodumaine energia, mille lõppemist hetkel ei paista ja uut hagu lisandub iga päevaga. Seniks aga on probleemid ikka laual ning Estlinki kaabli sagedaste rikete tõttu paneb valitsus käima sügise saabudes Tallinna ja Helsingi vahelised reisilaevad, mille taga saavad inimesed sõita Soome, et seal taskukohast elektrit tarvitada. Inimesed saavad kaasa võtta oma pliidid, pesumasinad ja radiaatorid ning energiamahukad kodutööd ära teha Soomes ja siis taas tagasi sõita. Elektrienergia hinnavahe Soomega on püsivalt piisavalt suur, et selline teekond ette võtta. Umbes 100 000 eestlast, kes juba pikemalt või lühemalt alaliselt Soomes on, ei ole ka mitte sinna elama läinud, vaid lihtsalt asunud odavat elektrit kasutama, lisab valitsuse teade. Ja erakuulutus. Eile kella 2 paiku päeval unustati Tallinnas trammi number 2 kollane rahakott. Ausal leidjal palutakse helistada telefonil 5028345. Ebaausal leidjal 664 678. Ja kes üldse ei leia, siis telefonil 47 56 567. Eetris olid uudised.